teid siit Pikva Miikaeli kabelist, kus tavapärastel aegadel peame jumalateenistust iga kuu esimesel pühapäeval. Nüüd ei ole me viiruse tõttu saanud seda pikka aega teha. Seda toredam on tervitada teid kõiki siit täna palmipuude pühal. Me alustame seda palvust kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Meie õnnistame teid Issanda kojast. Issand on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus. Siduge peoohvrid köitega altari sarvedeni. Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan. Mu Jumal, sind ma ülistan. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Lugemine Matteuse evangeeliumi 21. peatükist. Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile: kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid Hosanna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks ja nad ütlesid talle: kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile: kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud? Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust. Ja ta jättis nad sinna paika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal. Aamen. Minu koda hüütagu palvekojaks, kuulutab Jeesus templi eesõues. Sealsamas tuleb tema juurde pimedaid ja jalutuid, kellel polnud eesõuest kaugemale asja. Nad ei olnud toonaste seaduste järgi kõlblikud sisenema koos õigete ja vagadega templisse. Ent Jeesus tegi nad terveks, tegi kõlbulikuks inimeste ja Jumala ees. Mida õigupoolest tähendab terve olemine? Küllap vastus sellele küsimusele sõltub nii nagu ikka vastaja olukorrast. Praegusel ajal on tihti terve see, kelle koroonatest ei ole parasjagu positiivne. Pealiskaudsel vaatamisel tundub, nagu maailmas ei olekski enam teisi haigusi, teisi võimalusi mõista tervist või terviklikkust. Otse kui pimedad ja jalutud oleme meiegi täna templi eesõues ja ei pääse Jumalale lähemale. Mõnikord me ei oska tema juurde minna, mõnikord ei pea vajalikuks minna. Mõnikord tunneme, et me ei ole väärt, et Jumala ette astuda. Oleme poolikud ja katkised, ekslikud ja kannatavad. Palmipuude pühaga algab suur nädal, kannatusnädal, kõige süngem nädal kiriku aastas. Liigume lähemale suurele reedele,
Jeesuse ristilöömisele. Oleme kui väetid lapsed, kel puudub jõud sel teel astuda. Tundub, nagu jääks sõnadest puudu. Mitte kuidagi ei oska kirjeldada seda, mis toimub me südames ja hinges. Sõnad ei tule huulile. Oleme otse kui kinni külmunud, liikumatud, elutud. Sellel teekonnal astub Jumala poeg Jeesus Kristus meie juurde ja teeb meid terveks. Taastab meie sidemed enda ja kaasinimestega. Nagu öeldakse prohvet Jesaja suu läbi, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Kõige väeline igavene Jumal, kuulekana sinu tahtele sai meie lunastaja inimeseks. Kannatas, alandas ennast ja painutas end risti häbi alla. Aita meil teda kannatusteel avatud meelega järgida ja viimaks tema üles tõusmise võidust ja rõõmust osa saada. Issand, kuule meid. Kui me toome sinu ette kõik, mis meil on ja mida meil ei ole, mida oskame öelda ja mida ei suuda sõnadesse panna, sinu poja õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kolmaine Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.